Olen tänaseks kandnud nutikella umbes 3 aastat ning jõudnud peale mõningast kaalumist järelduseni. Mul ei ole seda vaja. Ometi ei võta ma seda ligi 500 eurost aksessuaari käe pealt ära. Miks? Nutikella omamiseks on palju erinevaid põhjuseid. Näiteks teavitused, kõik need teavitused, mis muutuvad väga kiiresti tüütuks ja on kõik kinni keeratud peale SMS-i ja kõne. Nutikell kogub täpselt aktiivsuse ja tervise informatsiooni. Oled sa valmis oma elu muutma? Tegelikult mitte, mis teeb kogu selle info üsna kasutuks. Ja kui ongi täna 5000 sammu, läheks teeks 5000 lisaks. Teeks. Kui sul on harjumus jalutada, jalutad sa ka ilma kellata. Muutus peab tulema sinu seest. Kell aitab sul seda vaid meelde tuletada. Ja muidugi see jälgib kõiki neid andmeid, mida sa pole mitte kunagi jälginud. Alguses on neid muidugi huvitav vaadata. Pärast paari kuud lehitsed neid vetsusõhu värskendaja koostise asemel. Ja no okei, ma kasutan seda kella trennis. Aga ega ma nende andmetega midagi peale ei hakka. Kui pilt hakkab eest ära minema, võtan tempoga ilma kellata maha. Nüüd lihtsalt saan väikeselt randmeekraanilt vaadata, et vorm on tõesti kehv. LTE ehk mobiilse sidega kellaga on muusika, kõned ja treeningprogramm kätte saadav, ilma et ma peaks telefoni kaasa võtma. Teoorias on see perfektne. Praktikas, kui tuli kõne peale, kadus ära mu treening ning muusika. 5. generatsiooni kellal ma pole seda kõike jõudnud veel proovida, kuna enne tuli lumi maha, kui ma jooksma jõudsin. 90% ajast on LTE välja lülitatud, et säästa akut. Sest olgem ausad, korra päeva 2 tagant on ikka sigatüütu kella laadida. Muidugi üks peamine põhjus, miks kella ihaldada, on see, et üks seade käe peal suudab kõike eelnevat. See on lihtsalt äge ja mulle meeldivad vidinad. Kui me lõpuks jõuame seadmeni, mis ühe laadimisega kestab nädala, siis mul ei ole ikka seda vaja. Lihtsalt selle omamine on vähem tüütu. Minu vajadused täidaks enamuses tõenäoliselt mingi 40-eurone aktiivsusmonitor, mille akku kestab vähemalt 2 nädalat. Aga see ei näe kaugeltki nii äge välja. Aga sina ei ole mina. Sina oled aktiivne, jälgid oma tervist. Nutikell aitab sind motiveerida ja muuta vastavalt soovitustele oma käitumist. Sinu jaoks on oluline iga teavitus, disain ja iga paari päeva tagant laadimine ei ole üldse tüütu. Nagu ei ole tüütu ka kellarihmade vahetamine, et need su erinevate riietega kokku sobiks. Samsung, kes selle video kinni maksis, toodab rihmasid olukordadeks, mille peale sa isegi ei tule ning need sobituvad ka teiste brändide kelladega. Näiteks spordirihm, mis ei ole silikoonist, vaid on fluoroestomeerist. Jah, mitte silikoonist, sest fluoroestomeer on parem ja vastupidavam kuumale, õlidele ja nii edasi. Sealhulgas hübriidrihmad on väljast nahast ja seest fluoroestomeerist, et olla vastupidavam. Gert, kas sina kirjutasid selle kokku või? Ja. Lisaks ägedad metallist rihmad teeklambriga, mis näevad ägedad välja, kuid ei võimalda kella laadida laualaadijal ega telefoni reverse charginguga. Lihtsalt teadmiseks. Igatahes, mine vaata Samsungi kodulehelt rihmade valikut ja leia endale sobiv. Vahet pole, mis tootja kella kannad. Uus Galaxy Watch 5 on teinud arvestatava sammu edasi. Kui tahad nutikella, mis on enamat kui nutikas käevõru, ongi sul 2 valikut. Samsung ja üks teine tootja. Ülejäänud on lihtsalt edevad aktiivsusmonitorid. Suurim muutus tuli eelmise Watch 4-ga, kui mindi Google Wear OS peale, mis lõi kõvasti võimalusi juurde ja peamiselt tegi kella stabiilseks. Watch 5 aku on parem, Pro on titaanist korpusega, mis vist on hea, ja ära on kaotatud keerlev rõngas, mille loodan, et toovad aasta või paari pärast tagasi nagu eelminegi kord. Nii sai kella ka kindaga kasutada. Seega igati asjalik pisikene randmeteler, millega saad oma telefoni üles leida, kui see ära kaob, näiteks Chromecasti telekat välja lülitada häälkäsklustega, kui pult kadunud ja kõnedele vastata, kui telefon on hääletu. Vajadusel oskab näidata kaarti, Pro GPX tracki jälgida, mängida muusikat ning sõimata tempot maha võtma, et sa südarit ei saaks. Vaiksed alarmid randmel on ka päris ägedad. Hetkel jälgin aktiivselt ka oma und, kuna muudan süstemaatiliselt erinevaid asju, et aru saada, mis mu une kvaliteeti kõige enam mõjutab. Andmed erinevad päris palju ühe teise unejälgijaga ja ei teagi, kumb mööda paneb. Sellest juba pikemalt mõni teine kord. Aga milleks sina kasutad nutikella? Milleks on sul seda vaja? Mis oludes on see asendamatu? Pane kommentaar. Tõmbame kohe järgmise selga.